No nii, tervitus kõigile. Täna on 7. juuni. Oleme Ilmega tulnud jälle karjääri, aga täna tuleb natukene teistsugune video, väike eksperiment. Natukene jälle tagurpidi, et tegelikult ma olen juba eksperimendi ära teinud, aga kuna teised kalamehed olid ka siin ja ei hakanud nagu kõrvuti filmima ilma luba küsimata, nii et teeme teistpidi. Aga olen siis oma teile tuttavas karjääris Ilme ka kaasas ja näitan nüüd kohe oma imerakendust, millega ma siis üritan nüüd vee all filmida. Vaatame, kas õnnestub või mitte. Pärast siis arvutisse tõmmata saan näha. Nii, siin oma tavalises kohas ma siis püüdsin. Praegu on ilus päiksepaisteline ilm ja vesi on väga läbipaistev. Muideks siin ujuvad mega suured linaskid. Praegu on vist neil kudeaeg ja ilge pulmitamine. Mingi 7-8 tükki olid kampas, kõik niisugused paarikilosed, ma arvan. Ilma kalamehe juttudeta, päris Ilme võib kinnitada kõrvalt. Siin olid ka 12 kalameest, kes üritasid seda linaskit kätte saada, aga ütlesid, et ei ole midagi, ussi ei taha. Maisi neil kaasas ei olnud, nii et ma ei tea. Aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida. Täna on siis natuke teistmoodi päev, eksperimenteerime. Näitan teile kohe oma vee all filmimise rakendust. Kuna nüüd on uus kaamera, siis katsetan GoProga vee all filmimist. Annan nüüd kaamera Ilme kätte. Tema hakkab mind filmima ja mina näitan, mis vidina ma olen kokku keeranud. Ole hea, Ilme. Nii, selline MacGyveri kodukootud rakendus siis. Panen selle otsa taskusse või kuskile. Ehk siis üsna jäme tamiil, mille otsas on siis 250 grammist, või mis 150 grammist, jah, 150 grammist raskust, mis hoiavad seda kogu kupatust põhjas. Küljes on siis GoPro ujuk ja selle all siis veel igaks juhuks veekindlast kestast GoPro. Selle ujuki küljes on eraldi kõrs, mille sees on siis tamiil ja see ujuk liigub siin vabalt ja üleval on stopper, sellega saab siis reguleerida rakenduse sügavust ja põhimõte on siis väga lihtne, viskad põhja, ujuk tõstab selle õigele kõrgusele ja jääb siis vee all niimoodi filmima. Küll tagurpidi, aga pärast annab seda õigeks keerata. Ja ega muud ei olegi, praegu filmisin ikka oma vanade 5-minutiliste tsüklitega ja ma ei tea, GoPro'l sai aku suht kiiresti tühjaks, kuigi oli jahedas siin vee all. Et ega see GoPro ikka pikemat salvestamist ei kannata. Ja ega muud ei olegi. Selline rakendus ta siis on. Ja hoidke pöialt, kas mõni linas käi täna siin peale või mitte. Mis sa arvad? Vast jäi. Loodame. No mingid maimukesed kindlasti jäid. Muidugi siin on selle miinuseks on see, et põhjas on hästi palju praegu rohtu, nii et kui seda hakata välja tõmbama, siis on siin terve viht on alati otsas. Aga õnneks, et nii-öelda vette visates tõuseb see kork üles, et see rohi vist segama ei jää, kui õige kõrgusele jääb. Vot sellised lood siis. Aitäh Ilmele operaatori töö eest. Ma ei tea, kas jäi peale ka midagi. Küll ta jääb, kus ta pääseb. Nii, aga nüüd ongi kõik. Sellel GoPro'l sai aku tühjaks. Proovisin siin ka räimega mõned visked teha, aga ei tulnud midagi. Karjääris iseenesest nagu kala on, aga nagu ka teised alati ütlevad, et kuidagi keeruline on seda kala siit kätte saada. Vot nii, aga okei. Meie tänaseks lõpetame. Homsest algab tegelikult õige puhkus meil mõlemal. Ma ei tea, kas kalale saab. Ilma lubab nagu ta on. 2 esimest päeva on muud tegevused. Ja siis üritaks jälle kalale saada. Aga sulle aitäh vaatamast. Pane ikka like ja subscribe. Kui kohe kuidagi ei meeldi, pane pöial alla, see on ka okei. Aga lisa ka mõni kommentaar, kas sul on kogemust vee all filmimisega, mis varustust kasutad, nii edasi, nii edasi. Aga tule ikka tagasi, näeme järgmine kord ja tšau!